Aloha, mu imelised sõbrad, Kristel Raalaksmi siinpool ja ütlemas aloha jällegi San Diegost ja olen külluse antropoloog, usun, et meis kõigis on varjatud aarete laegas, milles peidus meie imelised talendid. Olen viimased 25 aastat aidanud nii iseendal kui ka teistel leida, tuvastada need imelised talendid ja seejärel aktiveerida siis oma holistiline küllus ja manifesteerida oma sisemised muinasjutud unistusteks siinses reaalsuses nende tingimustel. Ja tere tulemast tänasesse Facebook Live'i ja täna on meil väga põnev teema ja teemaks on siis eesmärgid ja mida nendega siis uues ajas peale hakata. Ja võib-olla olete ka tähele pannud, et eesmärkidega ei saa enam tegeleda siis praegusel ajal sageli nii nagu vanasti olime sellega harjunud. Nüüd, kui sa jõuad täna siia, kindlasti ütle aloha, kus sa täna kuuldel oled, kui sul on selle teema kohta küsimusi, kommentaare, koheselt siin siis kohal olles ära siis ole arg, küsi ja saame siis vaadata selle teema läbi. Teemaks inspiratsioon tuli siis ühe imelise fänniga siin, EHE Bauer, kes elab eestlanna, kes elab tegelikult Saksamaal ja kes lihtsalt jagas minuga ühte huvitavat videot, siis keegi teine, kes rääkis siis ka eesmärkidest ja kuidas sellele peaks siis teistmoodi lähenema. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et uues energias, et see on tõesti ka käib hästi teistmoodi ja miks ta siis on teistmoodi ja täna ma jagan teiega siis 4 punkti, mida sa saad siis ka mõtelda täpsemalt läbi, siis kas ja kuidas sinu elus siis see praegu kehtib. Vanas energias oli siis nii, et me võtsime eesmärgi, hakkasime nii-öelda siis selle poole liikuma ja see väga sageli oli selline punktist A punkti B liikumine ja sageli ka sa võib-olla ei märganudki seda teekonda, sest sa olid lihtsalt nii-öelda siis fookusega sellel, kuhu siis jõuda. Nüüd, see on hästi selline mehelik, kaine, ratsionaalne nii-öelda siis liikumine ja uues energias see enam ei toimi. Uues energias saab peamiseks juhi nii-öelda siis elemendiks olema naiselikkus, südame tasandil elamine, oma intuitsiooniga ühenduses olemine ja mina kutsuks siis neid eesmärke uues energias pigem sihtmärkideks. Et sihtmärk on midagi, kuhu sa jõuad, sa saad selle nii-öelda ümber tõsta või siis muuta ja sa saad kogu aeg nii-öelda, et see on kuidagi nagu niisugune pehmem ja ta ei ole nii staatiliselt nii-öelda siis kinni. Ja teiseks ongi ta nagu pigem selline suund, et mille poole sa liigud ja sa võid saada selle siis seikluse ajal, sa oled rohkem nii-öelda kohal, naudid seda ja selle seikluse ajal sa võid saada ka taipamisi, kas ja mida siis hoopis võib-olla muuta või võib-olla see suund, kuhu sa mõtlesid minna, ei olegi õige, et tuleb hoopis leida mingi muu. Ja sellega seoses ongi siis need 4 punkti, mida ma teiega täna tahan jagada. Number 1 asi siis uues energias nii-öelda on siis see, et me leiaksime oma ultimaatse unistuse. Ja see osadele inimestele võib ka tunduda täiesti utoopia või hiina keel, et mis asi on ultimaatne unistus, Kristel. Ja selle avastamine ei käi üleöö, et see on samamoodi võib võtta aastaid aega. Ma panen pärast lingina teile ka minu siis seiklused peale aura transformatsiooni, kuidas ma siis oma talente avastasin, oma elumissioone. Ja minu arvamus on siis see, et meie nii-öelda ultimaatne unistus on ühenduses meie talentide ja meie elu ülesannetega. Ja vastavalt sellele siis saame nii-öelda siis välja peilida, mis see siis endast kujutab. Ja viimastel kuudel olen ma siis oma brändinguga natukene ka rohkem tööd teinud ja kui ma hakkasin mõtlema, et mis on siis need nii-öelda 1 või 2 põhiteemat, mis on nagu kõik aastad mind nii-öelda põhimõtteliselt kandnud või huvi nii-öelda siis pakkunud ja üks on siis küllus, teine on antropoloogia. Kokku pannes ongi külluse antropoloog. Ja lisaks selle osa on olnud, et see küllus on saanud avalduda just läbi selle, et ma olen ise endas leidnud need talendid ja erinevad siis eluülesande avaldumised läbi selle ja läbi selle aidanud ka oma klientidel ja inimestel seda teha. Ja ma sain ka aru, et
minu nii-öelda siis suur järgmine nii-öelda siis verstapost või sihtmärk või suund ongi, kuidas ma saaksin inspireerida, toetada sellel seiklusel siis vähemalt 1 miljon inimest siinses maailmas. Ja miks see on hästi oluline? Just see hetk, kui kas ma ise või siis see klient avastab enda sees selle talendi ja avastab siis mooduse, kuidas seda pakendada ja kuidas siis seda eluülesande nii-öelda siis sektorit hakata avaldama. See rõõm, see elusus, see mahlasus, mis nendest hakkab uuesti välja tulema ja eriti, kui nad nüüd on ka siis transformatsiooni ära teinud või on uues energias, sest nende keha ja vaim on nii-öelda siis ka pardal kogu selle protsessiga ja vastupanu jääb seal järjest vähemaks kõige suhtes ja kõigi suhtes, siis see on nii ilus vaadata, kui inimene on täiesti sisse lülitanud, teeb oma asja, on oma väärtuste asjadega paigas ja tõesti maailm on tema päralt nii-öelda. Ja nüüd selleks, et inimene saaks siis maksimaalselt seda teha, on tal vaja ka siis selget pilti oma siis enesedeklaratsioonist. Et ma rääkisin, et igal riigil on oma põhikiri, nagu Eesti Vabariigil on oma põhikiri. Teatud asjad, kokkulepped siis, kuidas see riik nii-öelda toimub. Ja nüüd samamoodi on iga inimesega, me oleme ka väikesed miniriigid, nii-öelda minimaailmad ja meil on vaja ise otsustada, kui me tahame ikka ise hakata looma oma reaalsust, ise otsustada, mis on need punktid, mis on minu jaoks olulised. Ma olen siin jaganud nüüd mitmetes videodes mõningaid punkte siis minu nendest enesedeklaratsiooni siis punktidest ja üks nendest oli siis, tol hetkel olin ma siis kui ma seda kirjutasin esmast versiooni, hästi palju teitisin, on ju, et siis esimene asi oligi, et kui ma nüüd lähen kohtuma ja see mees on abielus, siis on ainult 2 varianti sellel mehel minuga nii-öelda sügavamalt tuttavamaks saada. Kas annab siis kirjaliku loa oma siis abikaasalt või partnerilt, kellega ta on või partneritelt, kui on mitu, et on okei minuga siis suhelda. Või siis, kui ta on tõesti väga huvitatud, siis abielulahutuse paber on ju. Ja kuna siis tegu oli ka Maikeliga just kohtumisel sarnane nii-öelda siis situatsioon, siis Maikel isegi läks tagasi oma siis eelmise naise juurde ja selgus, et sealt ei saa ikkagi asja. Tuli tagasi ja siis ma ütlesingi, et kui sa nüüd oled ikkagi huvitatud minust, siis ma tahaks ikkagi seda abielulahutuse paberit näha ja see paber tuli. Ja siis sai teha nii-öelda siis need järgmised astmed. Järgmine punkt minu enesedeklaratsioonis oli, kui ma nüüd hakkan kohtuma kellegiga esmakordselt ja ma tahan, et see inimene oleks ikkagi sügav sukelduja, sest snorkeldajatega ei saa pikaajalist suhet luua. Siis mis ma siin sellega mõtlen ongi see, et ma õppisin seda inimest tundma 1-2 enne, kui ma läksin temaga voodisse. Ja enamus naisi ei suuda nii kaua oodata, sest nad hakkavad ka kartma, et appi siis kaobki ära ja kaob ära, väga hästi kaob ära. See ei ole sinu mees, siis kui sa tahad ka sügav sukelda, et kui sa tahad snorkeldajad, palun väga, neid on seal massiliselt, on ju, aga need sügavsukeldujad, kui nad näevad sinus seda väärtust, kui nad näevad sinus seda tõelist kuningannat, kes sa oled, nad jäävad sinna pikemaks ajaks ja nad tahavad näha sügavamalt ka, kes sa selline oled ja mis nii-öelda peidus on. Ja see on väga-väga oluline nii-öelda siis detail, sest nii kui sa lähed voodisse, nii on kogu kehakeemia võtab sind üle ja sealt tavaliselt ka ei tule nii-öelda siis head nahka, et see on lihtsalt üks põhjus. Ja nüüd enesedeklaratsioonis sa saad panna kõik asjad, mis on sinu jaoks olulised, kuidas enda eest hästi seista ja hoolitseda, mis iganes siis selleks nii-öelda on. Ja järgnevaks on siis väärtused. Mis on sinu väärtused, sest väärtuste põhiselt sa teed kogu aeg oma elus valikuid. Kui sinu väärtuseks on nii-öelda siis näiteks ausus, läbipaistvus, koostöö, respekt, sellised asjad ja sinu maailmas on siis keegi inimene, kes pakub sulle näiteks koostööd ja kes neid väärtuseid ei nii-öelda siis oma, siis kui sa lähed selle inimesega koostööd tegema, siis on sul koheselt seal konflikt. Ja sa lood endale nii-öelda siis need teetakistused selleks, et jõuda siis oma sihtmärgini või siis minna selles suunas, mis on see sinu ultimaatne unistus. Ja
Mis see ultimaatne unistus veel teeb, on see, et ta hakkab täiesti välja juurima ebaolulist sinu elust ja ka kõiki neid asju või ütleme ka siis vabandusi, et ei, ma pean enne tegema seda ja siis ma saan teha seda, et sa pigem valid, just hakkadki valima otseteid. Et just nüüd hiljuti väga imeline siin osaleja, kes lõpetas sisemise pere coachingu, siis tal tuli just siis töö pakkumise nii-öelda siis lisa nii-öelda siis juhi pakkumine seal ja ta ütles selle ära, sest ta vaatas enda sisse, et see ei ole minu eluülesannetega ühenduses. Ja milline julgus, milline nagu õige samm just ka väärtusega, et nüüd ma jätan endale seda lisaaega, et ma saaksin hakata rohkem töötama ja andma siis energiat sellele, mis on nii-öelda siis õige teema. Ja siis nii-öelda sellele vastavalt teha see valik ja väga hästi toimetab nii-öelda koos. Ja järgmine asi, mis siis tegelikult kõik selle asja niimoodi ilusti kokku võtab, on tegelikult siis taotlus. Nüüd sisemise pere coachingu ajal siin ma andsin väga palju selliseid salanippe, kes siis tahavad neid salanippe rohkem saada, peavad siis koolitusega liituma tulevikus ja paar tükki seal on ise ka, ma vahest unustan need ära, aga kui ma need töösse panen, oh my god, ikka täiesti, kuidas kõik voolab. No lihtne näide, mida ma siin olen ka kasutanud enne, on tõesti, sa oled nii-öelda siis liikluses ja nii-öelda siis tellid endale rohelised tuled, on ju, et kuhu sa lähed, et siis kiiremini jõuda sinna, kuhu sul siis vaja on jõuda. Sellised teemad kõik kokku nii-öelda siis hakkab looma taotlusega nii-öelda sinu siis maailma sinu tingimustel. Ja nüüd, mis on siis hästi-hästi suur erinevus sellel uue energia nii-öelda siis liikumisel, on just see, et sa tead, et aega kui sellist ei ole tegelikult. Aeg on illusioon. Ainult, mis on tegelikult ruum ja sina hakkad mängima ruumi kitsendamise või ruumi avardamisega. Kõik need aastad, kui ma reisisin erinevate kontinentide vahel, kõige hullemad on just need reisid, mis tulevad siis Euroopast Ameerikasse ja tavaliselt alati ka sageli hilinevad ja siis, kui sul on kohe vaja ruttu järgmise lennuki peale minna, sul on vaja veel immigratsioonist läbi minna ja siis oma kohver edasi anda ja nii edasi, siis sageli see võiski maha jääda. Ja nüüd selleks, et seda vältida, ma avardasin ruumi ja mis juhtus sageli oligi see, et see lennuk, mis siis minul järgmisena edasi läks, ka hilines. Ehk siis tähendas seda, et mina maha jäänud, et see aeg tehti siis nii-öelda tasa. Et sul tekibki selline tunne, et sa oled nii-öelda siis selle maailma nii-öelda looja osa ja oledki nii-öelda võlur nii-öelda, et lood oma reaalsest iseenda tingimustel. Nii et selle koha pealt väga lihtne nii-öelda siis setup. Ja nüüd sinu ülesandeks ongi siis esiteks on ju, et mis on see sinu ultimaatne unistus, kui sa lähed oma elurajal nii-öelda tagasi ja vaatad neid erinevaid asju, mis asju sa oled juba õppinud, mis talendid on avaldunud, mis olid need asjad, mida sa soovisid teha näiteks, kui sa olid 18-aastane, et see on ka sihuke võtmehetk, et näiteks minul oli soov minna kas õppima ajakirjandust või inglise keelt. Ja ma tean raudnael, kui ma oleks ühte või teist teinud, et ma oleks väga teistsugune teekond oleks olnud. Aga point on see, et kui su vaim näeb, et tal on vaja midagi mingil moel kogeda, siis tegelikult vahet ei ole, ta viib sind ikka sinna, kus sinu see ultimaatne unistus nii-öelda siis avalduma peab. Et mis see on? Et see on siis aastate pikkune protsess, aga alusta juba täna, mis on see, mis sinule annab sellise tohutu rõõmu, näiteks ka kui inimene tuleb minu juurde, tal on veehirm ja nüüd, kui inimesel on veehirm, ta ei saagi üldse ühendust veel 100% oma nii-öelda siis sisemiste talentidega, sest see on pakitud nii-öelda, veehirm tekitab selle, et meie sees on tegelikult jää. Veeelement nii-öelda külmub ära ja talendid, nendel on vaja tuleelementi, nendel on vaja põleda, nendel on vaja välja tulla, nendel on vaja turvalisust ja hirmude keskkonnas talendid ei saa nii-öelda avalduda. Ja selleks ongi vaja hirmudega väga tegeleda ja siin jälle mul on olemas mantra veeteraapia,
et jumal hoidku, tulla seansile, jälle hea kogemus. Inimene tuli vantravee seansile ja kohe pea vee alla panemise hirm kadunud ja sealt tuli julgus minna, isegi siis julgus nii-öelda ujumiskursustele ja seal tegeleda oma hirmuga siis edasi. Ja sealt muidugi kõik muud asjad, mis muutuvad koheselt, talendid lähevad rohkem tööle, eluülesande sektorid hakkavad avama ennast. Et kui sa ei ole veel jõudnud holistilise külluse katsumust läbi vaadata, ma hoian seda veel natuke tasuta üleval. Ma tegin isegi arvutuse töötundide pealt ja väärtuse pealt, et mis selle asja tegelik väärtus on. Ja ma ei uskunud oma silmi, mis sealt kokku tuli, 20 000 eurot on selle väärtus, mis ma seal kõik kokku panin teile, et kujutage ette, see on tasuta praegu saadaval. Et kui sa ei ole seda vaatanud, siis tõesti lugu küll, et mine ja vaata järele seni kaua, kui üleval on. Et panen selle lingiga siia alla, saate siis üle vaadata. Nii, ja teiseks siis, mis on sinu enesedeklaratsioonis kirjutada üles, siis mis on minu väärtused, mille põhiselt ma teen siis neid valikuid ja kohe, kui sa lähed väärtuse põhiselt vastu, siis tea, et sa paned endale ise jala taha. Ja kui ma läksin Hawaii'le, siis väga paljud inimesed ütlesid mulle, et Hawaii'l nii-öelda siis üldse ära elada ja nii edasi, et sa pead ikkagi umbes kas või Walmarti kassapidajaks minema. Ja mina seda teed ei läinud, siis ma teadsin, et see on täielik raiskamine. Ja ma tegelesin edasi oma online kursuste ja oma teemadega, hoidsin oma nii-öelda siis rida oma teema peal ja läbi selle võib-olla tõesti ütleme seal mingitel hetkedel küllust oleks võinud tõesti ka rohkem olla, aga ma ikkagi jäin truuks enda ultimaatsele unistusele, ma panustasin, mu väärtused olid paigas ja ma ikkagi lõin nii-öelda, sain ka selgust läbi selle näiteks külluse seikluskoolitusuunistuste ellu, kuidas online koolitusena enam ei toimi, muutsin need asjad kõik ära ja viisin need muutused sisse sisemise pere coachingu programmi, mis täiesti toimis. Et on üks kõige edukamaid online nii-öelda siis programme, mis ma olen üldse oma 11 aasta online koolituste tegemise ajal teinud ja kõige suuremate siis tulemuste protsentidega samamoodi. Ja see ei oleks saanud juhtuda, kui ma oleks hüpanud nii-öelda sinna Walmarti kassapidajaks. Ja siis, mis on sinu taotlus, kas siis praegusel hetkel või praegustel siis hetkedel, mis aitab sul siis liikuda selle nii-öelda siis oma sihtmärgi või suunas. Ja tõesti, kui sa oled ühenduses oma ultimaatse unistusega, siis ta hakkab automaatselt ära juurima kõike ebaolulist. See kõik ebaolulised valikud, inimesed või asjad, mis raiskavad sinu aega või energiat, need kaovad kohe klõps iseenesest ära. Ja nagu ma ütlesin, seda protsessi siis toetab hästi auratransformatsioon. Et auratransformatsioon põhimõtteliselt üks asi, mis ta teeb ja mis ma olen ka mõelnud, et miks on näiteks viimasel sisemise pere coachingu programmis oli põhimõtteliselt 0 vastupanu. Just sellepärast kõik inimesed olid transformeeritud ja ta on oma vaimu ja kehaga ühes. Ja teine kogemus sama oli, kui inimesed, kes olid transformeeritud juba pikemat aega ka online kursuse läbi teinud, tulid Hawaii'le minuga, oh my god, täiesti teine asi. Ja siis inimesed ütlevad vahest, et Krista, sa oled nii hull, et oma sellega, et kõik peavad olema transformeeritud. Lihtsalt see teeb minu juhtimise töö nii palju nauditavaks inimestele samamoodi. Ta ei mässa seal oma nii-öelda siis teetakistuste taga terve see aeg, et jumal hoidku need esimesed Hawaii seikluskoolitused. See oli ainult üks teetakistus teise järgi, ma ei saanud aru, mis teema on nagu. Ja üks teema oligi see, et nad ei sees vanas energias kinni oma nende vanade juurikate taga. Et lihtsalt selline kogemus. Nüüd pakkumisel täna on mul siis see, et kõigepealt kindlasti vaadake veel siis holistilise külluse katsumust üle. Sa saad võtta praegu ette iga päev siis üks video eelmisest kuust ja vaadata see läbi. Pool tundi sul ikka on. Ole optimaalne, isegi kui kuskile sõidad. Telefonid on olemas, saad panna YouTube'i video mängima. Ja kui tahad, saad ka nii-öelda siis audiona selle endale nii-öelda siis alla tõmmata ja kuulata siis, kus iganes soovi on.
ja saad nii-öelda need teemad, kõik need harjutused läbi teha, sa saad trükkida välja need 31 lehte, vastata need läbi mõtelda ja ma garanteerin, kui sa need asjad läbi teed, sinu elus hakkab tulema rohkem küllust igal tasandil. Ja teiseks nüüd, täna ma panen siia alla ka lingi, kas ja kuidas sa saad siis liituda järgneva 12 kuu siis minu Kristal Ra meistriklubiga, mis on siis 35 eurot ja ma panen siia lihtsalt selle tutvustava lingi. Muu info tuleb üles siis nädala jooksul, et ma praegu veel ikkagi lõpetan siin sisemise pere coachingu programmi eelmist gruppi ja siis holistilise külluse lõpetamise protsessid on ka siin veel pooleli. Ja see on tõesti 35 eurot, igaüks teist ikka leiab, et endale siis natukene pühenduda. Seal on siis iga kuu küsimused, päästavad, aktiveerivad, julguseharjutused, kingitused endale, kodutööd siis nii-öelda, 12 imelist intervjuud, üks Facebook live grupiga siis eraldi, kus saate ka siis personaalsemalt küsida teemade kohta, mitmed boonused, ka 4, 5, 6 boonust ja see talentide mängu juhiste boonus ja video on seal samamoodi. Ja teemad on just, et kui need teemad, mis holistilises külluses sulle juba sobisid, siis seal me läheme veelgi sügavamale. Nii et selline väga lahe materjal on siis teemadena 5 leheküljest kuni 20 leheküljeline, et erinevatel kuudel on erinev see. Ja intervjuud on siis Katrin Haiba, siis Mehhiko, New York, Eesti astroloogiline siis nägemus selleks aastaks. See on siis esimene, siis Michael, minu abikaasa, siis Valev Laube New Yorgist, kes on siis brändijuht ja Tiina Tamm, kes on Eesti tantsija New Yorgis, Jüri Joshua Busio, kes on siis mehhiklane, kes TransferWise'is töötas, praegu siis alustab oma firmaga, minu õhukangaste õpetaja Sara E. Barnell, Henry Beckmann, kellest sai siis Kokast, läks moodulmaju ehitama ja looma, minu enda õde, kes siis Kokast klaasimüüjast sai nüüd oma firma omanikuks ja mis seal juhtus, minu õpetaja Berit Hickmann Inglismaal, tegime temaga video, professionaalne Meri Neitsi, kes advokaadist muutis oma ameti siis Meri Neitsiks, imeline arvuti siis spetsialist, kes siis Lõuna-Aafrikast elas igal pool üle maailma, kolis lõpuks Hawaiile, gei mees ka veel elab õnnelikult Hawaiil ja lõpuks Kaia Kanepi, tõesti väga sügav pikk intervjuu, mille sugust ma ei usu, enamus inimesi temaga ei ole näinud, kuna Kaia oli minuga tol hetkel just ka siis Hawaiil, kuidas see seiklus Hawaiil oli, mis on tema nipid ja toimetamised ja tõesti 12 videot, tavaliselt video kuskil tund, mõni on ka vahel rohkem, inspiratsiooni teile, kuidas inimesed tõesti elavad juba oma unistusi, on teinud need nii-öelda siis sammud läbi ja mis on nii-öelda võimalik. Ja lisaks võib-olla tuleb veel üllatusi ja boonuseid, nagu te teate, mul on kombeks alati nii-öelda olla lahke ja toetada siis oma inimesi. Nii et väga põnev programm, 35 eurot siis kuus või kui sa saad siis maksta korraga 350 eurot ja siis saad 2 kuud põhimõtteliselt tasuta. Need 2 varianti, et siis Michael ehitab meile need lehed ka valmis, et saab siis kõik seal paika panna. Nii, ja kui selle teema kohta siis nüüd on siin täna veel küsimusi, et kindlasti pane siis kas kommentaaridesse või küsi personaalselt. Aloha ja tänud Aivi Aumpuu, Merike Vainumets, Anneli Ernits, Liivi Kulli, Ülle Vernik, Aurora Kasiini, Malle Angel Inglismaalt, Arle Anton, Heli Künnapäs, Andrei Malitski ja Helina Usaar. Et väga tore, et olete kõik täna liinil olnud ja samamoodi siis kõik need asjad vaadake uuesti veel üle, siis mis meil siin oli just ka eelnevalt rääkimisel, et siis see kevadretriit 5. kuni 7. juuni, ma panen kõik need lingid ka siia alla. Kui sul on soovi teha auratransformatsiooni või mõningaid muid seansse minuga sellel kevadel, palun anna mulle teada, siis ma kaardistan seda kuni aprilli alguseni ja kui saab siis piisavalt inimesi, siis ma tulen Eestisse
mai lõpust, aprilli lõpust kuni siis juuni alguseni. Nii et anna mulle teada ja oleks väga tore sinuga kohtuda ja reaalselt siis sulistada või midagi põnevat ka ette võtta. Nii et suur-suur aitäh, palun jaga, ole olemas ja siis hakka jälgijaks, kui ei ole veel jälgijaks hakanud ja samamoodi ma panen selle üles blogisse, sealt saad lingid YouTube'i ja järgmisel nädalal kohtume siis kolmapäeval erandkorras, kuna neljapäeval mul on endal üks sündmus. Nii et muidu tavaliselt siis jätkan igal neljapäeval on siis regulaarne Facebook Live minuga. Ja kui sul on teemade suhtes mõtteid, siis anna ka kindlasti teada. Teema ma panen üles paar päeva enne seda, et saad siis üle vaadata. Ja suur-suur tänu kõigile, kes on siis holistilise külluse katsumuse läbi teinud. Ma teie asjad panen veel teele, kes siin kirjutasid mulle ilusti. Ja kui sa ei ole veel alla laadinud, siis ka seda delfiini meditatsiooni, palun tee seda, sest siis me saame ka sinu emaili oma süsteemi ja sa saad siis tulevikus ka rohkem igat nämmit kraami meie käest. Nii et suur-suur tänu, aloha, kõike paremat ja kohtumiseni. Mahalo!